Tere! Nüüd ütleb töökäsklus meile vastupidi. Vii tegur juuremärgi alla. Ehk kui ma enne tahtsin eelmises videos sellest 10 oleks tahtnud mingit osa välja tuua, siis nüüd ma tahan seda 3 viia siia ruutjuure alla. Ehk siis, kui ma viin ta juuremärgi alla, siis ma pean ta võtma ruutu. 3 ruudus on 9. Ehk ma saan siia 9 korda 10 ja korrutan kokku. 9 korda 10 on 90, ehk ma saan ruutjuur 90. Siin on oluline see, et ära unusta seda juuremärki ära. Ja ma olen teinud täpselt seda, mida töökäsklus ütles. On ju? Ehk mul on tehtud. Ära nüüd edasi hakka tagurpidi tagasi jälle minema, sa saad sinna algusesse tagasi. Nii, vaatame järgmist näidet. 3 ruutjuur 2/3. 3 viin jälle juuremärgi alla, võtan ta ruutu. 3 ruudus on 9, muu asja tassin lihtsalt kaasa. Ja siin ka, kui ma korrutan kokku 9 korda 2 on 18, 18 jagan 3 on 6. Ma viisin teguri juuremärgi alla. Ehk kui sa mõtled eelmise video peale ja selle video peale, siis need näevad suht sarnased ülesande tüübi poolest välja, aga sa pead lugema seda, mida sul kästakse teha. Vot seda sa pead tegema, kas tood juuremärgi ette teguri või viid teguri juuremärgi alla. Head harjutamist!